Peale seda, kui olime ostnud teeäärselt armsalt tädikeselt veidi mett, viis tee meid järgmisena Norojosi mudavulkaanide juurde. Tegu peaks olema Euroopa suurimate mudavulkaanidega, aga tegelikult pole neil vulkaanidega eriti mingit pistmist. Tegu on lihtsalt gaasidega, mis tungivad koos vee ja setetega maapõuest välja ning pinnale jõudes tekitavad vulkaani kujuga moodustisi. Samas nende vahel kõndida on tunne nagu kõnniks kuul või tagurpidi rummu karjääris. C'est moi maintenant qui je suis demain, je ne sais pas. C'est moi maintenant qui je suis demain, je ne sais pas. Kuid ma proovisin ja nägin vaeva, iga päev ka andsin alla, tühja raiskasin ma aega. Palju möödas sellest ajast, mil viimati ei vajanud teha seda kõike. Enda pärast teen seda, enda pärast, kogu maailm on minu päralt. Ja su kummitus mu lemmiklaulus unustada tahan väga. C'est moi maintenant qui je suis demain, je ne sais pas. C'est moi maintenant qui je suis demain, je ne sais pas. Leenul on praegu paanika sellepärast, et tableti laadija on kadunud. Oleme siin kämpas mingi Mudajärve kaldal, mis peaks mingi eriti tervendav muda olema. Anyway, tahtsin näidata tegelikult seda dušisüsteemi. Et mõtlesime, et teile õhtul miks sooja vett ei ole. Et kas on ära kasutatud? Ilmselt küll. Et süsteem on siis selline. Et on need torud ja must toru, kuhu siis tuleb siit läbi selle tala tuleb siis vesi sisse, läheb soojeneb seal, siis läheb ja tuleb otse duši. Eriti ei tule, aga ma ei tea, võib-olla kell 10, kui proovime äkki siis on. Päike just hakkas siia peale paistma. Siuke mõnus hipi kämping. Siuke pisike kämpa. Täna on ainult meie üks paar veel. Homme läheme sinna Donau tripile. Aga see on siuke huvitav koht. Et see on respa, siin on mingisugune putka, kus saad nagu kuuma eest varjus olla. WC-d, dušid, aga kämpaga tulevad kaasa ka tasuta munad. Jassipuulad ja munad sellepärast, et neil on päris palju kanu. Nice. Leen sai enne soojad munad. Otse just munetud. Ma ei ole isegi mõelnud, et muna on nii alguses soe, kui tuleb. Donau delta paadiretkest kujunes selle tripi kindel tippsündmus. Kui tagasi mõelda, siis isegi kahtlesime, et äkki ikkagi väikeste lastega pikale paadisõidule minna on liiga rits ja 15 minutiga tahavad nad paadist välja saada. Aga ikkagi otsustasime minna ja valisime sellise 2–2,5 tundi kestva retke. Ja boy, kui väärt see retk oli. Lapsed pidasid vastu sõidul lõpuni nagu inglid, küsisid küsimusi ja nautisid jõge. Ärkasime nii 4:30 hommikul ning paadiga asusime teele juba 4:50. Olime ainuke alus jõel ja päike ei olnud veel tõusnud. Loomad ja linnud kõik alles tegutsesid ja üksikud paati ei kartnud. Pelikanid lasi meid päris lähedale. Tõusev päike tõi jõeveele müstilise udu ja tekitas tunde, nagu ei olekski Donaul, vaid Amazonasel ja kohe valksab vette mõni 5 meetrit pikk krokodill. Järgmine kord planeerime veidi pikemalt ning veedame ööga mõnes paljudest külaliste majadest, mis asuvad Jõesaartel, pikutame võrkkiikides
ja vaatame, kuidas jõeelu kulgeb. Meie kindel arvamus on, et kui sa pole Doonal käinud, siis ei ole sa ka Rumeeniat näinud. Möödus juba, kuidas kõik võib muutuda, kui vaid ise tahad, siis sa suudad unistada, võtta vabalt, olla kõike, mis sa tahad, milleks muretseda. Homse pärast, homne mure, pole täna, mõnus mõtteid mõlgutada, mäletada, mis oli ja mis sai, aga homme on nüüd täna ja aeg on alustada. C'est moi maintenant qui je suis.